Ja aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid. No kõigepealt aitäh kolleegile hea sõna eest. Ma ise muidugi tagasihoidliku inimesena nii uhkelt ennast esile ei tõstaks, aga kahtlemata ma pingutan päevast päeva, et anda oma panus, et asjad liiguks paremas suunas. Enne kui ma eelnõu juurde jõuan, ma peatuksin siin tänasel debatil veel ühes aspektis, et täna oli siis kolleeg Sikkut see, kes kandis ette selle sotside mantra, et me olime valitsuses ja tegime küll neid halbu otsuseid, aga me ei tahtnud neid üldse teha. Me tegelikult olime kogu aeg vastu. See on see valitsus olles juba sotsid rääkisid, nad tegelikult tahtsid head, aga nad pidid ikkagi hääletama nende maksutõusude, peredelt toetuse äravõtmise ja ka energeetika valeotsuste poolt, aga nad tegelikult väidavad, et nad ei tahtnud seda teha. Ja no ma olen kindel, et Riina, no kindel ei ole, aga näen ette, et Riina võib kasutada võimalust vastulauseks ja veel kord selle mantra meil siin täna ette kanda. Aga seda ei maksa uskuda. Selles mõttes, et kui sa tegelikult mingis asjas ikkagi kindel oled endas, siis sul on võimalik koalitsioonist ära tulla, mingile teemale vastu hääletada ja nii edasi, et teod ikkagi on nende heade mõtete mõõdupuuks ja sotside puhul see realiseerunud. Nii palju veel ütlen, et Riina on tegelikult energeetikaga tegelenud küll omal ajal, ta üsna meelevaldselt ja päris pikalt takistas ühel Eesti energeetikaettevõttel elektrivõrguga ühenduse saamist, aga lõpuks, kui Riina asus teisele tööle tervist vist edendama, siis sai jälle energiatootmine edasi minna, nii et kogemust on. Nüüd selle tänase eelnõu ja sellega seotud debati juurde. No mis puudutab saartalitlust, siis ma arvan, et see on peaaegu nagu see julgeoleku küsimus, kus tegelikult suuri sisulisi vaidlusi erakondade vahel ei ole. Julgeoleku puhul muidugi on vaidlus selles, et meil koalitsioon räägib sõnades sellest, kuidas julgeolekusse pannakse raha, aga siis kui hakkad näpuga järge ajama, siis selgub, et raha on läinud igale poole. Aga et saartalitlus ju, eks ole, tekkis sellest, et me lõime valmisoleku ja ühendasime ennast Venemaa võrgust lahti. Ja see minu arvates julgeoleku mõttes on oluline, et see ei oleks saanud juhtuda meile halval, ebamugaval ja ootamatul hetkel. Nii et sellega suurt vaidlust ei ole. Nüüd, mis puudutab kogu seda sagedusreservi ja tasakaalustamisvõimsuste temaatikat, siis nagu ka kolleeg Kadastik minu rõõmuks lasi kõlada siin mõnel mõttel, mis isegi tõele vastavad, et kinnitas, et kui meil oleks olgu siis tuumaenergiavõimsused, aga kuni selle saamiseni fossiilkütustel põhinevad energiatootmisvõimsused, siis meil tegelikult tuule- ja päiksevõimsusi vaja ei oleks. Vastupidine juhus, kui pane sa seda tuulikut ja päikeseparki nii palju kui tahad, sa ei saa ilma hakkama, et sa pead sinna kõrvale tegema mingisuguse võimsuse, mis katab ära hetked, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Täna üle maailma üldiselt vaadatakse seal gaasi poole ja Eesti puhul on lihtsalt küsimus selles, et nii hinna poolest oleks soodsam põlevkivi kasutada gaasi asemel. Ja kui meil siin mõned inimesed kipuvad hirmus tähtsaks seda CO2 heidet pidama, siis et kui teha elektrit gaasist, mis on Eestisse toodud kas USA-st, Katarist, siis kui arvestada gaasile juurde ka transpordi, siis veeldamise ja taasgaasistamise kulud ja kogu see ahel, siis tegelikult ka heitme mõttes põlevkivi ja gaas on praktiliselt võrdsed. Ja ma ütlen veel kord, tegelikult kui me oleme teinud piisavalt põlevkivivõimsusi, siis tuult ja päikest ei ole vaja, nii et olgu ka see asi siin ära öeldud ja seda kinnitas samuti kolleeg Kadastik siit puldist, et vajadust selle tasakaalustamisvõimsuste või sagedusreservi järgi tekitabki võrku lisanduv juhuelektri tootmisvõimsus. See, et Mario ennem rääkis, kuidas tema aitab ka Eesti riigil sagedust hoida ja võimsust tasakaalustada, on väga tore, aga teiselt poolt ta oma päikesepaneelidega ajab seda ka paigast ära, tekitab vajadust tasakaalustamise järgi. Nii et mina ütleks, ja siis viimase asjana, ma palun lisaaega. Viimane asjana debatis tuletasin ka meelde kuulsusrikast ja pikaaegset asekantslerit, kes energeetikaga tegeles ja kes nüüd ka energeetikaga tegeleb, aga ühes välismaises suures energiaettevõttes, lõi kunagi seadusraamustiku, mille kohta talle öeldi, et kui sa nii teed, siis sul pärast see asi ei tööta hästi.
aga ta arvas, et tal on õigus. Ja siis tekkis Eestis see olukord, kus toetust pidid saama ainult 50 megavatised päikesepargid kantsleri arvates, aga hiljem said toetust 500-sed, mis olid lihtsalt tehtud 10 korda 50. Kantsleri käsitlus selles olukorras oli see, et mitte tema ei teinud midagi valesti, vaid ettevõtjad va kurinahad käitusid halvasti. Ja vot sellise käsitlusega nõus ei saa olla, sest ettevõtjad peavadki käituma nii, nagu seadusandlik raamistik ette näeb, ja ettevõtjad ka täpselt nii käitusid. Nüüd, kõigi nende uute toodete ja teenustega, mida kutsutakse süsteemiteenusteks ja mis meil järjest juurde tekivad, nagu seened pärast vihma, need tekivad selle pärast, et ikka seda juhuenergeetikat arendatakse. Ja kui neid asju siin rabedalt korraldatakse, siis me võime leida ennast aasta või 2 pärast olukorras, kus saab näiteks Kadastikult küsida, Maarja, oli siin saalis ju juttu, et võib-olla see asi ei ole päris läbi mõeldud. Ja siis Maarjo on selline mõneti naiivne ja siiras inimene, ütleb, ma ei usu, et keegi hakkab siin neid auke ära kasutama. Elame näeme, mõnikord läheb nii, et hakkavad, mõnikord, et ei hakka, aga ei maksa luua kiusatust ja võimalusi seda teha. Aitäh! Aitäh!